Tervist! Teist tüüpi diabeet on väga levinud ainevahetushaigus, mille puhul tekib inimesel insuliiniresistentsus ehk siis lihas, rasva ja maksarakud ei reageeri insuliinile nii, nagu peaksid, ehk keha ei võta glükoosi hästi rakkudesse, nii et see jääb verre. Kõhunääre üritab seda halba olukorda kompenseerida ja toodab alguses rohkem insuliini, aga aja jooksul väsitab kõhunäär ennast ära ja saab ka üleliigse glükoosi poolt kahjustatud ja insuliini tootmine väheneb, mistõttu veresuhkur kõrgeneb veelgi. Verre kogunev glükoos on ohtlik, kuna see on sisuliselt kehale toksiline. Nimelt kahjustab see lisaks kõhunäärme beetarakkudele ka veresooni, silmapõhju, neeru, närvivõrgustikku, soodustab põletikku, halvendab taastumisvõimet ja laamendab ka muidu organismis väga ebameeldival moel ringi. Teist tüüpi diabeet on ennekõike elustiilihaigus, ehk siis diagnoosi risk on oluliselt kõrgem, kui sa sööd ennast paksuks, ei liiguta piisavalt, tõmbad suitsu, jood nagu loom, magad vähe ja oled halvasti ja käitud ka muidu halvasti elustiili mõttes ja näiteks oled ka pidevalt stressis, seega soodustab seda diabeeti. Ja teist tüüpi diabeet on ka selgelt pärilik, aga see pärilikkus on, nagu öeldakse, polügeenset tüüpi. Ehk siis kui ühel vanemal on diabeet, siis kasvab lapse diabeedirisk pisut, aga kui on kahel vanemal diabeet, siis juba 3–4 korda. Pärilikkuse osakaal on teist tüüpi diabeedi puhul erinevate hinnangute kohaselt 25–72%, ehk siis ütleme nii, et hinnangud on väga varieeruvad, aga ilmselgelt on tegemist väga olulise riskiga. 2022. aastal oli maailmas kokku umbes 830 miljonit diabeedijuhtu ja nendest ligikaudu 95% oli teist tüüpi diabeet. Eestis põeb teist tüüpi diabeeti teadaolevalt 60 000 kuni 65 000 inimest. Ja lisaks sellele arvatakse, et enese teadmata põeb meil diabeeti veel teist sama palju inimesi. Ehk siis kokku ligikaudu 12% Eesti maalastest ehk iga 8. täiskasvanud Eesti elanik, mis on, oleme ausad, ikkagi täiesti jahmatavalt suur hulk. See kõik oli nüüd sissejuhatus, aga täna ma räägin sulle tegelikult ühest teadustööst, mille raames mõõdeti enam kui 140 000 inimese lihasjõu indikaatoriks olevat haardejõudu, mida mõõdeti spetsiaalse käsidünamomeetriga ja mille näitaja arvutati adekvaatsema vaste saamiseks välja nii, et jagati tulemus rasvavaba kehamassiga ja jagati katsealused 3 gruppi. Kõige madalama, keskmise ja kõige kõrgema haardejõuga gruppi. Ja siis viidi saadud number kokku sellega, kas vaadeldud inimene sai keskmiselt 7,4 aasta jooksul teist tüüpi diabeedi diagnoosi. Selleks, et teha kindlaks, kas lihasjõud on teist tüüpi diabeedi riski osas oluline ka neil, kellel ei ole geneetilist soodumust antutava tekkeks, aga ka neil, kellel see on, vaadeldi ka uuringus osalejate nii-öelda diabeedigeenidest johtuvat riski. Üks väga oluline otsus, mille uuringu autorid minu arvates tegid, et uuringu tõsiselt võetavust tõsta ja vähendada nii-öelda, pööratud põhjuslikkuse võimalust, oli see, et analüüsist jäeti välja inimesed, kellel diagnoositi diabeet esimese 2 jälgimisaasta jooksul ja see oli super hea mõte. Aga tulemused on sellised. Esmalt võtame ette inimesed, kellel ei leitud olevat teist tüüpi diabeedi tekkeks geneetilist riski ja nende puhul vähendas keskmine lihasjõud võrreldes kõige madalama lihasjõuga haiguse riski 27% ja suurim lihasjõud võrreldes kõige madalamaga koguni 44%. Ma tuletan nüüd meelde, et muuhulgas soovisid uurijad saada vastuse küsimusele, kas suuremast lihasjõust on kasu ka sel puhul, kui inimesel on teadaolevalt geneetiliselt kõrgem tõenäosus haigestuda teist tüüpi diabeeti. Sest võiks ju arvata, et kui sul on geneetiliselt loteriis mitte vedanud või siis vedanud olenevalt vaatenurgast, eks ole, ja sul on geneetiline risk teist tüüpi diabeedi saada väga kõrge, siis võib-olla ei olegi mõtet üldse lihastreeningut teha.
aga vastus sellele küsimusele on meil näha siin. Ehk siis mida kõrgem on su lihasjõud, seda madalam on su teist tüüpi diabeedi risk olenemata sellest, kas sul on diabeedi tekkeks madal, keskmine või geneetiline risk või kõrge geneetiline risk. Ja mida me siis sellest tegelikult väga kobedast teadustööst saame siis iga päeva ellu kaasa võtta? Esiteks ma selgitan igaks juhuks, et haardejõud on selles ja tegelikult väga-väga paljudes teistes uuringutes valitud presenteerima või esindama üldist lihasjõudu seepärast, et see seostub üldise lihasjõu ja tegelikult ka lihasmassiga üsna kenasti. Ja sul on tegelikult teadusuuringute käigus palju lihtsam panna inimesi kasutama käsi dünamomeetrit, kui sundida neid näiteks kangi rinnalt suruma või kangiga kükke tegema. Üldist lihasjõudu, ja see on nüüd kõige olulisem, mis sellest uuringust välja tuleb, üldist lihasjõudu saad sa aga tõsta ja vähendada seeläbi oma riski haigestuda teist tüüpi diabeeti ja tegelikult samuti ka koos teiste elustiili muutustega teist tüüpi diabeeti teatud mahus tagasi pöörata ehk sundida seda remissiooni, tehes regulaarselt lihastreeningut. Ja eelistatavalt ja minu soovitus on teha seda jõusaalis ja kasutades jõumasinaid või vabasid raskuseid ehk siis hantleid ja kange. Mis ma oskan öelda? Jõusaalis näeme!